Nii, kell on tegelikult juba 2 läbi 1 minut, nii et kui siin veel keegi juurde tuleb, siis lasen ta kenakesti sisse. Meid on praegu kokku 52. Tere tulemast. Ja põhimõtteliselt võime selle infopäevaga alustada ka. Tere tulemast siis infopäevale eluruumi gaasipaigaldiste kontrollijatele. See infopäev siis toimub eesti keeles, aga kuna me salvestame seda infopäeva, siis põhimõtteliselt hiljem on võimalik siis, kuna me tõlgime selle salvestise, siis edastame kõigile samuti selle salvestuse venekeelsega. Nii eestikeelse kui venekeelse salvestuse me siis hiljem saadame meilile. Ja tänane siis päevakava on meil selline, et mina ütlen siis avasõnad. Mina olen Brit Helen Kandimaa, töötan TTJA-s kommunikatsiooni peaspetsialistina. Siis kohe annan sõna üle tehnikaosakonna juhatajale Ingridile, kes siis räägib gaasijõutuse olukorrast kortermajades. Peale seda on siis võimalik Ingridilt küsimusi küsida antud teema osas ja siis saab sõna tehnikaosakonna nõunik Brit, kes räägib eluruumi gaasipaigaldiste kontrollijaks saamisest. Nii et ja peale seda on siis võimalik taas küsimusi esitada. Küsimuste esitamiseks teeme niimoodi, et seda on võimalik siis, neid on võimalik siis esitada siia chatti esitluse ajal, aga mina siis esitan need peale igat ettekande lõppu. Ja kui on soov ise esitada küsimust, siis samuti palun sellest teada anda peale ettekande lõppu käega. Ühesõnaga tõstate nagu nii-öelda käe üles siin Teamsis ja siis mina annan teile sõna ja siis on võimalik oma häälega küsimust küsida. Ja kui meil on selline olukord, et on näiteks küsimusi väga palju, ja me ei jõua neid näiteks selle 1,5 tunni sees ära küsida, siis pärast hiljem koostame me siis sellise dokumendi, kus on kõikidele küsimustele vastused ja need me paneme siis üles TTJA kodulehele. Saate sealt minna äriklient ametist ja siis koolitused ja infopäevad, need on seal olemas. Samuti sinna siis tulevad kõik mõlemad nii-öelda eestikeelne kui ka venekeelne siis koolituse lindistus. Siin järjest meil veel inimesi juurde tuleb, aga põhimõtteliselt rohkem mul arvatavastigi alguses kohe siin midagi öelda ei olegi ja annaksingi sõna siis Ingridile. Ja lõpetan. Nii, ma loodan, et ma olen kuulda. Oled kuulda. Siis on hästi. Nii tore on, et teid nii palju on. Kahjuks ei ole see nagu füüsiliselt täna, vaid veebiteel hoiame siis kõikide aega kokku, aga saame info ka sellisel moel edastatud. Et miks me seda infopäeva tegime? Pigem on see, et ma räägiks sellest võib-olla meile kõige rohkem muret valmistavast teemast. Üks meie riskikohtadest gaasijohutuse valdkonnas ja prooviks teile edastada neid, mida me oleme järelevalve käigus või oma projektide käigus näinud ja kus need mure- ja probleemkohad on. Ja ma loodan, et õigemini ma tegelikult tean, et teie saate väga palju aidata meil seda olukorda parandada. Ja see ongi nagu see eesmärk, mis tänasel infopäeval on. Mina olen siis tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa ja siis annan siis alguses sellise üldise ülevaate ja Priit siis täpsustab seda, et kuidas siis need korterite gaasipaigaldiste kontrollid käivad. Ma proovin nüüd jagada oma ekraani. Ja siis mul tõenäoliselt kaob see pilt ära ja siis Brit jälgib, mis seal taustal toimub. Jälgin. Nii. Kas nüüd on näha midagi? Näeme. Siis on hästi.
Et ma kõigepealt räägiks siis sellest just eelkõige gaasiohutuse olukorrast kortermajades, kuna meie jaoks on see väga suur probleemi koht. Me näeme järelevalve käigus, et seal on probleeme, need probleemid ei kao, meil juhtub iga aasta õnnetusi, mõned kahjuks on väga traagilised, aga õnneks on ka aastaid, kus selliseid õnnetusi ei juhtu, aga sellel aastal paraku on juba ka üks vingugaasi juhtum surmaga lõppenud õnnetus olnud. Et selliste olukordade ärahoidmiseks me teeme erinevaid projekte ja ootan ka teie abi ja palungi teid kaasa aidata. Et mis siis kortermajades, mida me näinud oleme, et on põhilised probleemid on kahte sorti. Kas siis gaasilekked, mis ei ole niivõrd suur probleem levinud, et see on nagu sihuke tavapärane ja seal ei ole midagi sellist fataalset siiamaani eriti olnud, aga teine meie jaoks palju suurem probleem on vingugaas, mis tekib siis sellest, et ei ole piisavalt gaasiseadmel õhku selle põlemise jaoks, mis seal toimub. Ja need on ehk et peamine puudus, mida me korterites pidevalt näeme, ongi õhupuudus. No gaasiseade vajab või gaas põlemiseks vajab väga palju õhku, et 1 kuupmeetri gaasi põletamiseks on umbes 10 korda rohkem õhku vaja. Et siis see on tekkinud see probleem sellest, et inimesed renoveerivad oma kortereid või maju, teevad seda soojustamise eesmärgil enamasti ja unustavad ära, et soe ei lähe küll toast välja, aga õhku ei pääse ka tuppa juurde ja tekib nii-öelda gaasikambrilaadne olukord, et ei ole kusagilt seda gaasise põlemiseks vajalikku õhku peale tulemas. Ja gaasiseadmeid paigutatakse ka üsna väikestesse ruumidesse, kus on eriti oluline, et see õhk saaks liikuda ja ligi. Me pärast jõuame ka piltideni reaalsetest olukordadest, mida me näinud oleme. Ja üks siis nendest õnnetustest põhjustatud tulemus on see, et alates 2019. aasta novembrikuust on kohustus siis korteri omanikel või eluruumi omanikel lasta teha gaasipaigaldise kontroll iga 4 aasta tagant. Ja seda kontrolli saavad teha siis kõik sellised isikud, kes on gaasitööde pädevusega. Ehk et siis teie, kes te täna kuulate, põhimõtteliselt võiksite teha gaasipaigaldiste kontrolli, juhul kui teil on selleks soovi tahtmist, seal on vaja natukene lihtsalt endale kasutaja teha meie infosüsteemis ja sellest Priit ka pärast räägib. Ehk et need andmed, mis siis korteris kontrolli käigus saadakse, tuleb sisestada meie tehnilise järelevalve infosüsteemi. Ja see alus kontrolli tegemiseks ongi siis seadmeohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud gaasipaigaldise ehitamise määruses. Ja see gaasipaigaldise kontroll on natuke laiem kui lihtsalt seadmehooldus või seadmekontroll. Et kuna need juhtunud õnnetused ja probleemid, mida me näeme, ei ole põhjustatud seadmest endast. Seadmega üldjuhul on kõik korras, et seda on ka hooldatud või siis kui on hooldus tegemata ja seda tehakse, et siis on okei. Aga see keskkond, kuhu see seade paigaldatakse, on põhiline probleem, miks need õnnetused siis alguse saavad. Aga gaasipaigaldise kontrollikski natuke rohkem kui ainult seadet. Ta vaataks ka dokumentatsiooni, õhuvarustust, kuidas seal on torustiku lekkekohti kontrolliks ja üks oluline asi on vingugaasianduri olemasolu, et see on ainukene viis, kuidas neid õnnetusi saab täna ära hoida, et vingugaasi mürgistusi ei tekiks ja inimene saaks piisavalt vara reageerida. Me oleme siin viimastel aastatel erinevates Eesti paikades teinud sellised kontrolliprojekte Kohtla-Järvel, Narvas, Tallinnas, et igal aastal teeme mingisuguse hulga neid ja meie kontroll sisaldab kõiki neid punkte ja lõpuks nendel, kellel siis andurid kodus puuduvad, selle kontrolli käigus pannakse ka siis vingugaasi andur koju. Et loomulikult on arusaadav, et kui on puudused, siis puuduste likvideerimine võtab aega, aga vähemalt senikaua on sul olemas see vingugaasi andur, kes sulle probleemist siis teada annab, et muul juhul seda teada ei saa.
Nüüd täpsemalt siis need kontrolliprojektid, mida me siin, me oleme teinud neid küll pikemalt, aga ma räägin viimase 2 aasta kontrollidest, mis on toimunud Narvas ja Tallinnas. Me kontrolli käigus oleme umbes 300-400 korterit tavaliselt jõudnud läbi käia. Me ei tee seda ise, me tellime selle töö pädevalt gaasitööde tegijad, auditi tegijatelt tavaliselt ja nendest korteritest nii Narvas kui Tallinnas oleme päris palju ohtlikke kortereid selle hulga seast leidnud. Ja üsna mitmetel juhtudel Narval 21% puudus vingugaasiandur, Tallinnas 34% kontrollitud korteritest puudus vingugaasiandur. Ehk et see kohustus kehtib küll juba aastast 2018, kui ma ei eksi, gaasiseadmega korterites peab olema vingugaasiandur, aga tänaseks on meil päris palju selliseid kortereid, kus ei ole andurit ja põhimõtteliselt on ka ventilatsiooniprobleemid, et tegelikult võib öelda, et on mitmel juhul õnnetus põhimõtteliselt ootab ukse taga, kuni on soodsad tingimused ja siis ongi see kohal ja kui andurit ka ei ole, siis on kokku väga halb sündmus. Kui Narva kontrollidest täpsemalt rääkida, et seal toimus see 2 etapis. Me ka linnaga leppisime kokku need kontrollid ja üks osa kontrollist oligi keskendunud vähekindlustatud lastega peredele, kellel võib-olla see toimetuleku võimalused ei ole nii head ja me kontrollisime ka nende korterid. Seal oli ka päris ohtlikke kortereid leidus nende hulgas. Kui nüüd laias laastus neid kontrolli tulemusi vaadata, siis umbes võib öelda, et pooled korteritest on korras ja pooled on puudustega. Vähemad või suuremad määral enamus puudusi on seotud muidugi ventilatsiooniga või siis on torustikus mingisugused pihkamised. Aga kui nüüd täpsemalt minna, siin on nagu kogu pilt ehk, et meil olid nii gaasipliitidega korterid kui ka siis gaasivee soojenditega ja boileritega korterid. Kui nüüd täpsemalt vaadata, siis olukord on palju hullem gaasivee soojendajatega või gaasivee boileritega korterites, kus tegelikult Narva juhul 71% olid puudustega ja enamasti olid need ventilatsiooniga seotud puudused ehk, et ei olnud ustes avasid, ei tulnud õhku kuskilt peale, et tekkis selline umbne olukord ja ei olnud kasutatud võib-olla õigeid lööre, aga ma jõuan nende täpsemate puudusteni ka natukese aja pärast. Pliitidega korterite olukord on palju-palju parem. Ehk et meie murekoht nii-öelda ongi siis need gaasivee soojendajatega korterid, kus tegelikult, kui ka avalikkuses on juttu olnud, et õnnetused on tihtipeale ka avalikkusesse jõudnud, ongi nendes korterites, kus on gaasivee soojendajad olnud väikestes vannitubades ja seal need õnnetused on ka ühel või teisel põhjusel juhtunud. Tallinna olukord nüüd eelmisel aastal oli selline, et üle poolte korteritest ei vasta nõuetele ehk et kõik need gaasipaigaldise kontrollipunktid ei saa positiivset tulemust. Ja ka vingugaasiandur puudus 34%, aga nagu ma ütlesin, meie oma projekti käigus paigaldame ka vingugaasianduri neile, kellel see puudub, ehk et see puudus saab siis selle kontrolli käigus kõrvaldatud, küll aga kõik muud puudused peab siis korteriomanik juba ise kõrvaldama. Ja Tallinna puhul samamoodi võib välja tuua, et suuremad mittevastavused annavad ikkagi need gaasivee soojendajatega või gaasiboileritega korterid. Gaasipliitidega olukord on palju parem, neid ohukohti on seal vähem. Ja puudused enamasti on seotud siis torustike puhul need ühenduskohtadest gaasi pihkamistega või väikeste leketega, mis ei osutu tavaliselt nii väga ohtlikuks, küll aga siis kõik ühel või teisel moel ventilatsiooniga seotud puudused on kõige problemaatilisemad. Näiteks on renoveerimise käigus pandud plastaknad ehk et ja on jäetud need igasugused fresh klapid tegemata või erinevad ventilatsiooniavad tegemata. Siis on
uksed on pandud tihedad uksed, et sealt õhk ei pääseks liikuma. Et eesmärk on kogu aeg soojustada, et soe ei läheks toast välja, küll aga selle käigus luuakse gaasiseadmele ebasobiv keskkond, mistõttu ta siis ei saagi enam normaalselt toimida, et seade on korras, aga ta ei saa toimida sellepärast, et ta ei saa piisavalt põlemiseks õhku. Ja on ka juhtumeid, kus gaasitorud on varjatud, et seal näiteks ei olegi võimalik selliseid ühenduskohti kontrollida, kas need on korras või mitte. Et ma ükshaaval võtan need puudused läbi, need on piltide kujul, aga need pildid on pärit päris reaalsetest korteritest ja juhtumitest, aga et mitte siin presenteerida kellegi kodu, oleme me lasknud need pildid siis joonisteks ümber teha. Üks suuremaid puudusi ongi näiteks see, et vannitoas, tihtipeale need gaasiseadmed asuvadki vannitoas ja sinna on renoveerimise käigus pandud väga tihe uus uks ja seal sees ei ole õhuava, et õhk saaks juurde liikuda sinna ruumi. Ja kui uks on kinni, siis see õhk, mis vannitoas on, saab gaasiseadme töötamise korral päris kiiresti otsa ja siis ei jäägi midagi muud üle, kui hakkab tekkima vingugaas, mis on juba inimesele ohtlik, et enamused need õnnetused ongi toimunud vannitubades või seal lähedal, et inimene lihtsalt esialgu kaotab teadvuse ja siis lõpuks ta enam ei saagi sealt ruumist välja, enne kui keegi avastab ta siis sealt. Ja kohustus on tegelikult, et ukse sees peab olema või siis ukse all või seinas, kus iganes seal selle ruumi sees peab olema vähemalt 300 ruutsentimeetrine ava, kus saaks õhk edasi-tagasi liikuda ja ei tekiks umbset olukorda. Näiteks see on see, mida saavad ka seadme hooldajad koha peal käies, millele tähelepanu juhtida, et kui inimene ise pole selle peale tulnud, et siis pädev gaasitööde tegija saab kindlasti sellistele teatud visuaalselt nähtavatele asjadele tähelepanu juhtida. Teine asi, mis siit võib-olla väga hästi küll välja ei tule, aga on olnud juhtumeid, kus siin pildi peal ei saa aru, aga me oleme näinud, kus ühendatakse suitsugaasid täiesti suvalistesse lõõridesse. Üldse ei kontrollita, kas see on gaasiseadme jaoks ette nähtud, kas see on minu korteri lõõr või see on hoopis kellegi teise korteri lõõr ja need suitsugaasid ja erinevad, mis seal põlemisjäägid lähevad hoopis mõnda teise korterisse. Ka nii on juhtunud, et inimesel, kellel gaasiseadet ei ole, hakkab vingugaasiandur toas tööle, et ilmselgelt on see tulnud kusagilt mujalt. Ja puhastusluugid on ka olnud erinevatest põlevatest materjalidest, see ei sobi tuleohutusnõuetega kokku, et kui seda annaks koha peal kontrollida lõõre, muidugi lõõre võib-olla silmaga ei ole alati lihtne näha, et seal on vaja lõõride uuring teha, et kellel, mis lõõr kuskil kasutuses on. Ja on ka kasutatud valesid materjalid korstnasse ühendamiseks toru jaoks, et ka selliseid asju tuleks vältida, kui on võimalik. Siis, mis on küll üliekstreemne, aga me siiski kahjuks oleme näinud ka seda olukorda, kus kas suitsutoru ei ole üldse olnud või ei ole see seadmega korralikult ühendatud olnud ja seda seadet kasutatud. Paraku on ka õnnetusjuhtumid olnud, kus inimesed kaotavad oma elu selle tõttu, et sellise rumala vea tõttu, kus mis iganes põhjusel ta ei ole ühendatud, kas keegi on tahtnud parandada, on lihtsalt kuidagi lahti tulnud, ei oska vastata. Aga paraku õnneks neid juhtumeid on üksikuid, aga on siiski ette tulnud, et ka selliseid ekstreemsusi, kus suitsutoru ei olegi olnud. Siis väga sage probleem, mida võib-olla ka niivõrd hästi ei teadvustata, on see, et kui korteris on gaasiseade, mis sõltub ruumi õhust, et ta võtab siis selle põlemisõhu ruumist ja on korstnaga ühendatud, siis seal ei tohiks olla sundventilatsiooni. Ja üheks selleks on ka köögikubu. Köögikubu võib olla gaasipliidi kohal, aga juhul, kui on gaasiseade vannitoas
ja köögis on kubu, siis ka selliseid õnnetusi on juhtunud, kui nad töötavad samal ajal, siis kubu on tõmmanud selle toaõhu valepidi käima ja imenud need suitsugaasid ja vingugaasid hoopis tuppa, need, mis peaksid korstna kaudu välja minema. Ehk et sellised kubud on ilmselt viimase parema aja näitajad, et kunagi varem, kui need vanad majad on projekteeritud, siis nad on projekteeritud loomuliku ventilatsiooni peale, ilma kubudeta, ilma sundventilatsiooni seadmeteta ja siis see kõik toimis. Aga tänapäeval on tekkinud see olukord, kus inimesed üha rohkem ja rohkem renoveerivad ja sellest oskamatusest ja teadmatusest tekitavad selliseid ohuolukordi oma kodudes, mida tegelikult saaks vältida üsna lihtsate juhtudega, et isegi kui kubu on, ei tohiks seda lihtsalt samal ajal gaasiseadmega kasutada, kui see on gaasiboiler näiteks soojavee tegemiseks. Et selliseid väikseid asju, me oleme sellest nii palju ka proovinud rääkida, aga see probleem ei kao ära enne, kuni need gaasiseadmed on inimeste kodudes olemas. Ehk et see sundventilatsiooni teema on ka, mida gaasitööde tegemise käigus saab tegelikult märgata ja võib-olla inimesele soovitada või tähelepanu juhtida sellele. Siis sama see sundventilatsioon ka selles samas ruumis, kui see on vannituba näiteks või muu pesuruum, kus on gaasiseade, ka seal ei tohi olla sundventilatsiooniseadet, sest et see ei lase nendel suitsugaasidel minna läbi korstna välja või läbi selle toru, mis on ette nähtud suitsugaaside eemaldamiseks ja vingugaasi eemaldamiseks ka ühtlasi, kui seda peaks olema, et ta imeb selle kõik tuppa ja jällegi, kui selles pisikeses ruumis olla, siis inimesel ei ole väga palju vaja. See mürgistus tekib üsna kiiresti ja mürgistuse ajal inimene enam vingugaasimürgistusega on just see, et ta ei ole enam adekvaatne otsuseid tegema, ta ei suuda enam väga reageerida ja siis need õnnetused juhtuvad. Ta ei märkagi seda, et kui ta juba hakkab uimaseks vaikselt muutuma ja ei reageeri. Siis mida oleme ka näinud, on see, et ventilatsiooniavasid suletakse. Tõmmatakse kohe kõvasti teip peale, et sealt ei läheks jällegi vannitoas näiteks, kui on, et ei läheks soe õhk välja. Täiesti reaalsed pildid on meil olukordadest, kus seda on tehtud. Seda mingil juhul teha ei tohi ja võib-olla jällegi see on see, tundub see olukord, kus gaasiseadme hooldaja saaks seda märgata või vähemalt võiks märgata ja tähelepanu juhtida, et selliseid ekstreemseid olukordi vältida, mis annaks õnnetusi ära hoida. Siis veel üks asi, kus ei ole võimalik gaasitoru näiteks ühenduskohti ja kraane üldse kontrollida, sest et ilu on olnud peamine eesmärk renoveerimisel, et ükski toru või seade oleks minimaalselt nähtaval, et kõik muu, mis silma all võib-olla nii ilus ei paista, peidame seina taha ja tegelikult gaasiseadme puhul ja torustiku puhul seda teha ei tohi. See muidu ei ole võimalik kontrollida tema töös korrasolekut ja ühenduskohtade korrasolekut, et seda jällegi me oleme ka näinud selliseid juhtumeid, et on küll kappidesse ehitatud, küll seina taha pandud ja igasuguseid imeasju tehtud. Ja veel üks viga, mida tehakse, on see, et gaasiseade paigaldatakse liiga väiksesse ruumi. Reeglite järgi peaks ruum olema minimaalselt 7,5 kuupmeetrit, aga võiks olla ka tegelikult pigem suurem. No, ilmselt võib seal taga olla ka see, et inimesed ise paigaldavad, kuigi nad seda teha ei tohiks. Aga et sellises ruumis gaasiseade, võib-olla jälle otsitakse sellist ruumi, kus ta silma all nii palju ei oleks ja et oleks nagu ilusam ja nii edasi. Aga et kui te märkate sellist olukorda, siis kindlasti juhtige sellele tähelepanu või lausa keelduge paigaldamast, kui on sellised olukorrad, kus
kus see gaasiseade ei saagi normaalselt toimida, isegi kui ta on kõik töökorras ja puha, et ta ikkagi tekitab ohtlikku olukorda. Tegelikult oleme näinud ka ühest korterist sellist pilti, kus gaasiseade isegi sellesse temale ette nähtud, kuhu ta oli mõeldud, avasse ei mahtunud ära ja siis võeti sealt korpus pealt maha, siis ta muutus väiksemaks, et ikkagi suruda teda sinna, kus see inimene soovis teda panna, aga sellised asjad paraku ei toimi. Ei tohi liiga väiksesse ruumi panna, see on jällegi vingugaasi mürgistuse tekkimise oht väga selgelt olemas. Ja nagu ma olen mitu korda öelnud, et see probleem kaasneb pigem sellistel juhtudel, kus renoveeritakse hooneid, kortereid sisemiselt, võib-olla terved hooned, et siis on olnud ka need probleemid ongi eelkõige sellistes renoveeritud majades, kus on tehtud ümberehitustöid, korterites tehakse neid tihtipeale ka omaalgatuslikult, ei konsulteerita, ei tehta projekte. Eks me kõik teame, kuidas see päriselu käib, aga gaasiga paraku tekitatakse sellisel moel ohtlikke olukordi, et on olnud ka maju, kus on renoveerimise käigus jäetud fassaadile ventilatsiooniavad tegemata, et see oli gaasiga maja ja siis tekitati põhimõtteliselt renoveerimise käigus kõikidesse korteritesse ohtlikud olukorrad. Et ei olnud arvestatud sellega, et gaasiseade, kui see on korterisse, vajab igal juhul õhku ja ühtegi ava kinni panna umbselt ei tohiks, et endale gaasikambrit koju mitte tekitada. Ja siit mul tegelikult ongi palve või üleskutse teile seda olukorda vaadates või mida meie näeme ja mida ma püüdsin teile nagu edasi anda praegu, et kui te korterites või kortermajades gaasitöid teete, et siis tegelikult meil oleks väga suur abi, kui neid korterite gaasipaigaldiste kontrollijaid tuleks rohkem. Täna on meil neid tegijaid 10, aga see gaasiga korterite arv on väga palju suurem ja kui seda peaks tegema iga 4 aasta tagant, siis need 10 ettevõtet ei jõua väga palju teha. Et minu üleskutse ongi see, et te mõtleksite, kaaluksite, et äkki te olete valmis seda kontrollitegevust tegema. Priit räägib ka sellest, kuidas seda teha ja teine asi on see, et kui te ka kontrollijaks ei hakka, et korterite gaasitööde tegemisel vaadake natuke rohkem kui ainult see seade, et see seade saaks ka toimida normaalselt nendes tingimustes, mis seal korteris on ja võib-olla kõige olulisem, et kõik ei saa visuaalselt, see, kus lõõris miski asi on, et seda ei ole võimalik, aga et kas ukses on ava näiteks olemas, et õhk saaks juurde tulla korterisse või kas või kõige elementaarsem asi, et kas seal on vingugaasi andur olemas. Et see aitab, need õnnetused, mis meil on juhtunud, oleks kõik ära jäänud, kui seal oleks andur olnud nendes korterites olemas ja märku andnud, et vingugaasi tase läheb ohtlikult kõrgeks. Et miks mitte, et see võiks teie teenuse osa olla, et te pakute ka vingugaasi andureid neile, kellel ei ole, et nad saavad kohe selle koha peal selle teenuse või selle seadme endale muretseda ja ei pea hakkama kuhugi eraldi seda otsima minema. Et see on nagu see mõttekoht, millele ma tahtsin täna tähelepanu juhtida nende kontrolli käigus leitud ja meie kõige suuremale murekohale gaasipaigaldiste ja gaasiohutuse olukorras. Aga sellega mina olen oma osa lõpetanud. Ja. Aitäh! Mina siis annan ülevaate selle koha pealt, et kui pikk tee või mingisugused nõudmised on siis gaasipaigaldise kontrollijaks saamisel. MTR, majandustegevuse register ja majandusseadustiku üldosa seadus panevad paika selle, et seadme tööl, sealhulgas ka siis eluruumi gaasipaigaldise kontrollijal, peab olema sellekohane majandustegevuse teade registris. Et seadmeohutuse seaduse kohaselt on seadme kontroll ja remontimine seadme töö
ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kohaselt peab siis seaduses sätestatud juhtudel on ettevõttel kohustus esitada enne majandustegevuse alustamist registripidajale teada asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kohta ehk et tehakse seadmetöid, peab andma sellest siis tegema teate majandustegevuse registrisse. Ja seadmeohutuse seaduses on ka vastav säte kirjas, mille kohaselt kehtib seadmetööle teatamiskohustus. Nüüd eluruumi gaasipaigalduse kontrolli korral see kontroll oma olemuselt on siis gaasipaigalduse tehnilise korrasoleku kontrollimine gaasitööd tegeva isiku poolt, kes on siis pädev isik. Ja küttegaasi paigaldiste määruse kohaselt on siis gaasipaigalduse kontroll definitsiooni järgi üksik-kaksik rida või korterelamus asuva gaasipaigaldise kontroll gaasitööd teostava isiku poolt. Ehk et kui siin on mingi muu elukondlik või tehniline hoone, et siis sellisel juhul ei ole tegemist eluruumi gaasipaigalduse kontrolliga, vaid seal siis ilmselt on tegemist auditikohustuslike paigaldistega. Siis gaasipaigaldise kasutamisel tuleb läbi viia gaasipaigalduse kontroll gaasitööd teostava pädeva isiku poolt iga 4 aasta tagant. See tähendab, et kui Eestis on hinnanguliselt umbes 100 000 siis gaasipaigaldist, seda 100 000 gaasipaigaldist tuleks siis regulaarselt iga 4 aasta tagant kontrollida. Et kes tahab majanduslikku analüüsi teha, siis võib neil sellised andmed aluseks võtta. Gaasipaigalduse kontrolli käigus läbi viidud tegevuste andmed, mis on siis vastavalt määruses loetletud, peab kontrolli teostaja sisestama tehnilise järelevalve infosüsteemi 5 tööpäeva jooksul. Ehk et kui te käite koha peal gaasipaigalduse kontrolli tegemas, siis teil on muidugi tehniliselt võimalik seda kohe mingi tahvli vormis või muul ülearvuti vormis koha peal vormistada ka, aga te võite seda ka pärast siis kontoris teha 5 tööpäeva jooksul. Ja elamus asuval auditikohustusega gaasipaigaldisele korraldatakse siis auditinõudeid. See tähendab, et kui elamus on mingi kombinatsioon, mis tingib ka auditikohustuse sellele paigaldisele, siis tuleb sellele paigaldisele teha auditit. Siis ei sobi gaasipaigaldise kontrolli ja pädevusest. Auditit saavad siis teha paraku täna ainult Infeta Estonia ehk Kiva ja siis tehnoaudit. Need ruumid, kus siis on auditikohustus, on siis need avaliku funktsiooniga ruumid, mingisugused teenindusasutused, kortermaja nurga sees või kõrtsid või midagi sellist. Ja pädevuse koha pealt siis seadmetöö pädevuse määruse järgi peab siis gaasipaigalduse kontrolli tegeval isikul olema vähemalt siis A-kategooria paigaldise ehitamise pädevus, A-kategooria projekteerimise pädevus või gaasipaigaldise auditi teostamise pädevus. Selles mõttes arusaadav, et kõik need inimesed, kes on endale sellise pädevuse saanud, teavad neid tehnilisi tingimusi ja reegleid, standardeid, norme, kuidas ka eluruumis gaasipaigaldist ehitada ja millistele nõuetele peab vastama. Et mingit erilist gaasipaigaldise kontrolli ja pädevust või koolitust ei ole olemas, et piisab sellest olemasolevast A-kategooria, vähemalt A-kategooria gaasipaigaldise ehitamise pädevusest. Kuidas see asi siis majandustegevuse registris välja näeb? Majandustegevuse teate korral siis on kirjas teie ettevõtte andmed ja te peate oma tegevusala liikidena üles andma siis need tegevusalad, millel te soovite tegutseda ja sealhulgas peab siis olema antud juhul vähemalt siis ära toodud gaasitööde all vähemalt A-kategooria gaasipaigaldise ehitamine ja remontimine või gaasipaigaldise hooldamine. Seal on need valikud muidugi rohkem, aga vähemalt need peab ära toodud olema ja siis tuleb majandustegevuse registrisse üles anda ka seadmetöödest vastutav isikuandmed ja ära viidata seal süsteemis siis ka tema
pädevuse ulatus vastavalt siis, mis lähtub siis meie süsteemis olevatest andmetest, et on konkreetne viide siis gaasikasutuskoolituse väljastatud tunnistusele ja seal toodud pädevuse ulatusele. Et see info peab seal olema. Kui seda infot majandustegevuse registris teie ettevõttel ei ole, siis me teile kahjuks gaasipaigaldiste kontrollimise vormistamiseks IVIS-esse ligipääsu ei anna. See on nagu eeltingimus. Juhul, kui nüüd keegi soovib, mingi ettevõte soovib alltöövõtu korras seda teenust pakkuma hakata, siis tuleb vormistada ja lepingutega lahendada see olukord selliselt, et ikkagi see põhiteenust pakkuv organisatsioon on siin majandustegevuse registris kirjas ja tema siis seadmetöö eest vastutav isik on siis nagu lepingupartnerina siia üles märgitud. Nii. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve kodulehekülje peal on siis olemas link IVIS-e kasutaja registreerimisele kohta, kus siis on vorm, mille täitmisel tuleb esitada andmed ja mille põhjal me anname siis ligipääsu IVIS-e kasutamiseks. Tänaseks on siis siin tegelikult juba 11 kontrolli teostajat. Et seda nimekirja saab vaadata ja saab siis siia ka ennast kirja panna, kui kõik tingimused on täidetud. IVIS-e kasutaja registreerimisleht ei ole midagi müstilist, seal on lihtsalt isikuandmed, kontaktandmed, pädevust tõendavate dokumentide viited, mida me saame ka enda süsteemist kontrollida ja ka siis asutuse andmed, mille alt soovitakse või millele soovitakse ligipääsu süsteemi luua. Ja IVIS-esse ligipääsuks on olemas ka otselingid loomulikult, aga on võimalik ligi pääseda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehekülje kaudu, kus paremas servas on e-teenuste menüü ja IVIS-e link, millest avaneb algselt siis selline avalik vaade, anonüümselt kasutatav vaade, kus siis on võimalik igast muid toiminguid korral teostada, aga ka on võimalik näha gaasipaigaldiste kontrollide tulemusi. Ja praegu on siis viimase hetke ekraanivõtte pealt on näha, et on siis konkreetse korteri aadressi täpsusega aadress ja kontrolli tulemused, kas on siis kontrollitud või kontrollimata. Kui on kontrollimata, siis tähendab, et sellel objektil on käidud, aga objekt ei vastanud nõuetele. Tulemus oli negatiivne, kui on kontrollitud väärtus ja kuupäev, siis on järelikult paigaldis olnud nõuetekohane, kontrolli tulemus on olnud positiivne ja on kirjas siis järgmise kontrolli kuupäev. Rohkem infot siit anonüümsena näha ei ole võimalik. Loomulikult on võimalik otsinguga otsida siis konkreetse korteri nagu staatust, et kui otsingu tulemus on 0, siis tõenäoliselt ei ole seal üldse kontrollimas käidudki, ei ole teada, kas on gaasipaigaldis või mitte, kas kontrolli tulemus oleks positiivne või negatiivne. Et siit, nagu näha, hetkel on siin kirjeid 10 000 peal, et eesmärk on jõuda siis 100 000 ligi. Siis peaks olema kõikide korterite andmed siin olemas. Kui nüüd ennast ära autentida, logida sisse ettevõtte või isikuna sisse logida süsteemi, siis läheb pilt oluliselt huvitavamaks. Siin on nüüd näha ühe korterelamu vaade. Korterelamu puhul on meil süsteemis tuleb sisestada ja on näha kõigile siis selle korterelamu omaniku ja valdaja kontaktide andmed, korterite andmed ja korterites olevate gaasipaigaldiste andmed ning kontrolli tulemused ja järgmised kontrolliajad. Ning lisaks ka eluruumide paigaldiste, mitte eluruumide paigaldiste andmed. Mitte eluruumi paigaldised on siis koridoride ja üldkasutatavas ruumides asuvad paigaldised. Ja ka kui on korterelamuga seotud auditikohustuslikud gaasipaigald, siis ka nende andmed on siin võimalik näha. Nüüd seda siis autentitud kasutaja ettevõtte kaudu sisenedes saab seda süsteemi näha ja kasutada vaikimisi ainult ettevõtte juhatuse liige.
selleks, et ettevõtte teised töötajad või lepingupartner saaks midagi siin teha, siis tuleb juhatuse liikmel konkreetset isikut volitada. Seda saab siin süsteemis teha, kui te saate kasutaja õigused, siis me saadame ka vastava juhendi, kuidas volitada teisi isikuid enda nimel siin süsteemis toiminguid tegema. Nüüd, kuidas see info siia tekib? See info tuleb suures osas ise sisestada, välja arvatud siis see eluruumide loetelu ainult, see imporditakse siia ehitisregistrist. Eluruumi gaasipaigalduse kontrollijate puhul on nende korterelamu ühistu andmete sisestamine natuke problemaatiline, kuna teile miski andmekaitse reeglite järgi me ei saa teile otsingu õigusi anda, et selles mõttes on tähtis siin väga täpselt õige aadress, õige nimekuju ja õige nimekuju ja õige ettevõtte aadressi ja registrikoodi sisestamine. Nüüd täpsemaks minnes siis ühe korteri kohta olev info on väga väike. Et on olemas siis korterelamu üldine infoblokk, kus on siis aadressid, korteriühistu valdaja ja omaniku andmed ja korteri kohta ei ole rohkemat kui ainult nende paigaldise info, millest korteri paigaldis koosneb ja siis kontrolli tulemus jah-ei väärtuste põhjal. Et sinna ei koguta korteri omaniku kontakte, nimesid, mitte midagi, et kogu selle kontrolli korralduse põhimõte on see, et eluruumi gaasipaigalduse kontrolli tehakse läbi korteriühistu justkui. Ehk et korteriühistu on selleks kontaktiks ja kõik süsteemis olevad kontaktandmed on korteriühistu kontaktandmed, toimivad. Ehk et siin on näha, et mis on kontrolli tulemusena on kirja saanud, on lihtsalt kontrolli kuupäev, kes tegi, milline asutus tegi, kontrollimise väärtus, kontrollimise tulemus, järgmise kontrolli kuupäev ja siis kõik need 6 kontrollipunkti, mida määrus ette näeb. Eluruumi gaasipaigaldise nagu määratlemine, see on nüüd kontrollija ülesanne. Kontrollija määrab ära siis reaalselt koha peal nähtu põhjal, millest korteri gaasipaigaldist näiteks kontrollib. Tuleb ära märkida siis erinevad paigaldise osad. Kas seal on torustik ainult, kas seal on gaasiahi ainult, gaasipliit, gaasikeskkütteseade, gaasivesoojendaja. Vastavalt sellisele, milline komplekt on, vastavalt sellele tulevad ära märkida. Et seda infot paraku ehitisregistrist ei ole, sest seal seda sellisel kujul ei ole kunagi sisestatud. Nüüd kontrolli tulemuste sisestamisel tuleb vastata siis nendele 6 punktile. Vaikimisi on süsteem häälestatud selliselt, et kõik on nõuetekohane, kõik vastused on jah väärtusega. Nüüd kontrolli käigus tuleb siis vastavalt korteri gaasipaigaldisele hakata vastama, kas gaasiseade vastab tööolukorras nõuetele, ehk kas gaasiseade on töökorras. Jah, töötab või ei toimi üldse või lekib. Või ei ole asjakohane, kui gaasiseadet üldse ei ole näiteks, ta on ainult torustikuga korter. Dokumentatsiooni korral kohustusliku dokumentatsiooni kontroll. Reeglina inimesel ei ole dokumentatsiooni esitada, sellisel juhul me oleme sunnitud märkima, et ei ole asjakohane, sest pole midagi kontrollida. Selle kohustusliku dokumentatsiooni nii me jõuame ilmselt järgmises etapis, kui juba on midagi kontrollitud, juba peab olema hooldust tõendavad dokumendid, korstna pühkimise aktid ja nii edasi. Esimesel kokkupuutel korteriga tõenäoliselt omanikul ei ole teile esitada ei korstna pühkimise infot, ei projekti, ei kasutusjuhendid, mitte midagi. Et sellisel juhul ei tasu nagu hakata seal piinama ja ootama, et otsige välja need ja need dokumendid. Kui ei ole neid dokumente, siis ei ole. Aga kui mingigi dokument on, siis tuleb sellele vastavust kontrollida. Ehk et tuleb võrrelda seda, et kas gaasiseadme kasutusjuhendi, paigaldusjuhendi järgi see tehniline olukord vastab sellele, mida tootja on ette näinud.
või kui on kättesaadav korterelamu gaasipaigalduse projekt või korteri gaasipaigalduse projekt, siis tuleb kontrollida seda, kas see reaalne olukord vastab projektile ja nii edasi. Ja või korstnapühkimisakt, kui korstnapühkimisakt ütleb, et selle korteri gaasiseadet ei tohi kasutada, lõõr on umbes, siis tuleb ka vastavalt kontrolli tulemust määrata. Nii et kui paber on, siis saab seda kontrollida, kui ei ole, siis tuleb märkida, et see küsimus ei ole asjakohane. Ja siis kolmas punkt on seadme õhuvarustuse ja ruumide ventilatsiooni toimimise kontroll. Nüüd on siis see ventilatsiooni kontroll. Et jah, kõige õigem on seda teha mõõtevahendiga. Kontrollida, kas gaasiseadme ruumis on ventilatsiooni vahendus olemas ja kas see toimib ja mil määral see toimib. Kui see toimib, siis on vastuseks jah. Kui see ei toimi, õhuvahetust ei ole, kas mõõtevahend ei näita midagi või siis ka see paberitest näitab, et õhk ei liigu või liigub vastupidi, siis saab ka märkida ära, et see nõue ei ole täidetud, paigaldus on ohtlik. Siin puhul see asjakohasuse nõue ei ole kasutatav ainult siis, kui on tegemist torustikuga ruumiga. Kui on torustik ainult ruumis ja ventilatsiooninõuet ei ole, siis ei ole ventilatsiooni kontrollimine ka asjakohane. Nüüd torustiku nõuetele vastavuse kontroll on puhtalt torustiku lekke kontroll, korrosiooni ja paigalduse lahenduse kontroll. Kas torustik on kaetud, katmata, kas ta lekib või ei leki, sellised asjad. Kas on pime otsas või ei ole. 5. punkt on siis seadmete ühenduste tiheduse kontroll. See on nüüd natuke eraldi välja, et põhimõtteliselt saab seda vaadata ka ju torustiku kontekstis, aga on see eraldi välja toodud lihtsalt, et kas siis seadme ühendus, kas siis gaasipliidi ühendus lekib või gaasiboileri ühendused. Need on need sedasorti ühendused, mida siis gaasipliidi paigaldamisel, vahetamisel või seadme paigaldamisel, vahetamisel võib juhtuda, et ühendus ei jäänudki tihe või mingi aja jooksul on hakanud lekkima. Et lihtsalt eraldada need torustiku seisukorrad ja seadmete ühendamise olukorrad nagu eraldi. Ja siis vingugaasianduri olemasolu ja paigalduse kontroll. Et kui vingugaasiandur on eluruumis ikkagi olemas, siis on nõue täidetud, vastus on jah. Kui vingugaasiandurit ei ole, siis nõue täidetud ei ole. Ka see, kui vingugaasiandur on karbis, siis see nõue on täitmata ja ei ole asjakohane, saab olla ainult olukorras, kus siis vingugaasiandurit kohustust ei ole, need on siis torustikuga ruumid. Ja märkuste lahtrisse saab kirjutada siis mis iganes infot ja vaikimisi alguses on siis puhuks, kui kõik vastab nõuetele, on siis järgmise kontrolli tähtaeg. Kui kontrolli tulemus on, et midagi ei vasta nõuetele, siis salvestamisel see kuupäev kustub ära. Kontrolli tulemus on, et ei vasta nõuetele, siis järgmisel kontrollil vaikimisi seda kuupäeva enam ei teki, et tuleks lihtsalt seda tehniliselt vaadata, et millal järgmine kontrolli kuupäev on. Aga rohkem infot kontrolli teostamise kohta põhimõtteliselt järelevalve infosüsteemi sisestada ei tule. See on kogu täna tehniline lahendus. Ja selles mõttes ei tasu karta, et see tuleb koostada keeruline kontrolliprotokoll või koguda väga palju keerulist infot, ei ole vaja. See kontroll on mõeldud ja tehtud võimalikult lihtsaks ja üldiseks selleks, et lihtsalt need vingugaasi olukordi ja gaasiõnnetusi võimalikult lihtsalt ja kiiresti vältida. Nii. Ja sellega põhimõtteliselt ongi mul üle käidud mis toimub majandustegevuse registris ja mis toimub siis IVISes, et põhimõtteliselt jah, et gaasipaigaldise kasutamisel on omanik vastutav selle eest, et on läbi viidud gaasipaigaldise kontroll gaasitööd teostava pädev isik poolt iga 4 aasta tagant, ehk et põhimõtteliselt on teil 400 000 klienti üle Eesti laiali ja perioodi kohta. Ja siis gaasipaigaldise kontroll koosneb siis ainult 6 punktist. Igasugused lekked, vingugaasiandur, seadme töö korrasolek ja kui on dokumendid, siis ka dokumentidele vastavuse kontroll ning ka muidugi loomulikult õhuvarustuse toimimise kontroll.
Nüüd ja need andmed, eks ta siis tuleb sisestada IVIS-esse 5 tööpäeva jooksul ja seda, mida teeb korstnapühkija, korstnapühkija peab siis gaasiseadme korstnat ja ühenduslööri kord 4 aasta jooksul puhastama ja teavitama siis ka nendest tulemustest siis korteri omanikku. Et korstnapühkija vormistab oma kontrolli, eks ju, siis korstnapühkijate registris, mis on ka tänaseks Päästeametil välja tehtud ja kasutamiseks valmis. Nii et täna IVIS ja korstnapühkimise register omavahel ei suhtle veel, aga tulevikus ilmselt me jõuame ka selleni, kus siis gaasipaigaldise kontroll kasutamisõigus sõltub ka korstnapühkimisest ja on seotud ka siis korstnapühkimise registriga. Täna oleme me sellises olukorras. Kui küsimusi ei ole, siis ma igal juhul mina omalt poolt tänan ja kutsun teid üles kõiki aitama meid seda gaasiohutuse olukorda parandada kortermajades. Ja andke märku, kui te näete väga hullusid olukordi, millega te ise näiteks toimetada ei saa ja jääb jõudu väheks või inimesed ei ole valmis kuulama ega teie nõu kuulda võtma. Ja mina ka tänan kõiki osalemast, küsimusi esitamast. Ingridit ja Priitu tänan ka esinemast ja loodame siis, et Eesti on varsti gaasijohutum. Ilusat päeva kõigile ja jõudu tööle!